Tänaseks on selgunud, et juhid on reeturid. Nad teenivad pimeduse jõude. Puud pidi kõige paremini tundma tema viljadest. Millised on need viljad? Vaadake, mis toimub maailmas. Maailma kõige võimsama sõjalise jõud toel on hävitatud suhteliselt stabiilsed riigid Araabias. Milleks on seda vaja? Ma küsin teie käest. Kelle huvides seda tehakse? Nende riigi juhtkond on hävitatud. Need riigid on paisatud kaose, sõja ja hävingu teele. Hävingu, mille lõppu pole näha. Ja ometi toetavad nõndanimetatud demokraatlikud riigid neid revolutsionääre ja mässajaid, kes need riigid on hävingusse viinud. Toetavad neid rahaliselt, sõjaliselt, kõige otsese sõjalise sekkumisega. Toetame. Keda? Keda me toetame? Hävitajaid. Hävitajad, kes viivad ühiskonnad kaosesse. Hävitajad, kes söövad oma vastaste sisikonda. Kas need on vabaduse sõdurid? Kelle jaoks seda tehakse? Kes saab sellest kasu? Mõelge natuke. Mõelge natuke selle regiooni peale. Lugege protokolle. Seal on öeldud, 3. maailmasõda puhkeb Araabias moslemite ja lääne maailma ning kellegi vahel veel. Protokollid on kirjutatud 100 aastat tagasi. Eelmised 2 maailmasõda on seal laahatud õieti. Need on ajalukku kirjutatud 100 aastat tagasi, enne nende toimumist, need sündmused. Kui toimusid need sündmused. Keda? Kes on pimeduse jõud? Lööge Google'isse sisse New World Order. Te saate terve posu lehti. Jah, seal on õudselt palju paska. Kuid seal on ka tera. Leidke see tera enda jaoks. Seal on väga palju hulle, kes seostavad, ma ei tea, tõe oma väljamõelistega, oma luuludega. Seal on väga palju provokaatoreid, kes häbivääristavad tõe, kes teevad selle naeruväärseks. Nad poogivad tõele külge oma idiootsusi. Ja midagi paremat ei olegi vaja, et tõde naeruväärseks teha, kui tuleb ta siduda idiootsete ideedega või lasta tõde rääkida idiootsetel inimestel. See on väga lihtne. Tõe naeruvääristamine. Nii et ülejäänud rahvas kohates tõde ainult naerab selle peale. Kes on pimeduse jõud? Kes on nende teenrid? Vaadake, mis toimub Eestis. Vaadake, mis Eesti rahvaga on toimunud viimase 10 aastaga. Kus on Eesti rahvas? On loodud olud, mis on meie rahva mööda maailma laiali paiskanud. Need on olud. Need on kunstlikult loodud olud. Ei, see ei ole olnud paratamatu, et tänaseks on kujunenud olukord, kus ei ole enam arste, kes raviksid rahvast. Kus ravijärjekorrad on nii pikad, et inimesed surevad või pääse arstile piisavalt kiiresti. Ei saa piisavalt kvaliteetset abi. See on hävitustöö, mis toimub täna. Süsteemne hävitustöö.
mitte ainult arstid, kõik haritud inimesed, keda kodumaal hinnata leiavad rakendust kusagil mujal. Nii paisatakse meid laiali. Paisatakse laiali nagu sõrmed ja hävitatakse ükshaaval. NSV Liit ei suutnud poole sajandi jooksul ka nii palju Eesti rahvast laiali paisata ja hävitada, assimileerida. Ja seda on teinud 10 aastat Eesti nõndanimetatud demokraatlikku ja vaba valitsust. Vaadake neid vilju, mida tänased valitsejad on loonud ja te mõistate, kes nad on. Nad on pimeduse teenrid. Pimeduse teenrid. Kõik, mida nad lõpuks korda saadavad, viib meie rahvast ainult alla, hääbumisele. Vaadake, mis on meie maast saanud. Tühi. Ainult linnades on veel noored. On loodud olud, kus Eesti maa on tehtud tühjaks. On loodud olud, kus Eesti noored ei taha enam maal elada. Nad lähevad ära kas linna või välismaale. Ja kui enam inimesel ei ole juuri, mis teda kodu küljes hoiaksid, siis on ta nagu lehm, mis lendab tuule käes ja mida on võimalik pillutada sinna ja tända. Inimesel kodu ja ta on mitte keegi. Need on tänased valitsejad. Seda nad teevad. Nad leiavad tulga põhjendusi, miks inimesed on ära läinud, miks neid ei saa kinni hoida ja nii edasi. Kuid kõik on tegelikult süsteemselt loodud hävitustöö Eesti rahva hävinguks. Vaadake vilju, ärge vaadake nende põhjendusi. Kui sa oled juht, sa pead looma riigis sellise olukorra, et rahvas ja riik kestaksid. Kas need olud on täna loodud? Ei ole. On tehtud kõik. Kõik, ma kordan, kõik, et Eesti rahvas hävitada. 30 aasta pärast ei ole enam Eesti rahvast. Ja kui nad on maa tühjaks teinud, rahva vaesustunud, siis panevad nad Eestimaa müüki, müüvad selle teistele, suurtele korporatsioonidele, kes on samuti pimeduse teenistuses, kelle juhid on pimeduse teenistuses ja kogunevad pimeduse orgiatele. Nad müüvad Eestimaa maha. Nad toovad siia võõraid, kes on lehetud, kes on nagu lehed lendanud oma kodumaalt, nagu rohutirtsud otsivad mahlakat rohtu. Nad tulevad siia, nad asustatakse siia ja ei ole enam Eesti rahvast. Neid ei ole. Eesti rahvas on hääbunud ja hukas. Vaadake vilju, ärge vaadake nende põhjendusi. Maa on tühi. Noor ei ole maal. Kui noori pole maal tulevikku. Musta ja valge kivi vahel hääbub tamme sugu. Nad lasevad meile sisse tuua, meile söögiks ülekemiseeritud, subsiidiumidega toetatud nii-öelda toitu, seda rämpsu, mis lükkab kõrvale meie põllumajanduse, sest nii odavalt ei ole võimalik toota, kui seal peale makstakse. Me söödame oma lastele sisse seda rämpsu, kontrollimata selle kvaliteeti või selle mõju tervisele. Ja meie laseme seda teha, mitte meie. Me oleme valitud rahva esindajad nii-öelda. Mida me oleme valinud? Kas me tõesti oleme valinud selle, et me peame sööma mürki, söötma seda oma lastele sisse? Ma arvan, et kui seda otse küsida rahva käest, siis see on vastuseks ei. Meile öeldakse, et meil on vähe väärikaid inimesi, keda ette otsa valida. Tõepoolest, kas see on niimoodi? Meil on loodud süsteem, et need targad ja väärikad inimesed kas ei taha sinna minna
või nad ei pääse sinna ligi. Ma ei vaiki. Ma ei vaiki, vaid räägin teiega edasi. Teistes videodes. Otsige YouTube'ist. Rohkem polegi vaja öelda praegu.